No milles võib olla viga, kui inimene tunneb, et ta just nagu on pikalt maganud, aga ei ole välja puhanud? Kas see tähendab, et magamistingimused ei ole piisavalt õiged? Kuidas neid parandada saaks? Mina alustaksin kõigepealt padjaga, madratsiga ja selleks, et saada nagu sellist kvalitatiivset und rohkem, peaks mõtlema, et milline on madrats, millel me magame. Inimesi on erinevaid, erineva kehaehitusega, pikkusega, kaaluga. Sellepärast meie enne kui hakkame madratsid valmistama, võtame klientidest ergocheck pildid ja täidame ankeedid, et teame, milline klient millisel madratsil hakkab magama. Nende mõõtmiste põhjal me võtame kliendist ka seljapildid ja küljepildid ja lemmikmagamise asendi. Selle ankeedi põhjal me saame siis ühesõnaga madratsi õigetest kohtadest pehmendatud, õigetest kohtadest saame toe. Väga tihti inimesed tarvitsevad lisatuge seljale, samas kui jälle selline hea magamisasend on küljeli, siis õlakoht peaks olema pehmendatud. Väga tähtis on selle juures ka, et milline padi on. Sellepärast, et kui me teeme keha järgi madratsi ja on näiteks hästi suur padi, siis nagu põhimõtteliselt kaob ära selle personaalse madratsi idee. Sellepärast on väga hea, kui ka padjad oleks reguleeritavad. Meie patjadest hübriidpadi on Soomes patenteeritud. See koosneb 3 osast ja täitena on palgiud ja pealine on puuvill. Ja see on just sellepärast hea, et täidet saab võtta ära ja ühesõnaga iga klient saab sättida padja endale sobivaks. Peale selle on padi pestav 60 kraadis, mis on äärmiselt tähtis. Teine padi on meil astropadi ja see on samuti hingav. Peale selle nüüd on meil soe suvi tulemas ja selleks, et tunneksime ennast kodus mõnusalt ja ei higistaks väga palju, Unikulmas on patjadele, madratsitele katted. Need on kerged pestavad, materjaliks on mikrokapslit, on siin sees ja need reguleerivad temperatuuri, kehatemperatuuri. Äärmiselt hea toode, soovitan kõikidele.